Sellise poweriga läheb meie saade lahti. Just. No, tere. Alustab, võtame kohe härjal sarvist, öeldakse. Hullud. Me oleme tead nii pikalt ja kaua siin toodanud siia saatesse, et me oleme nüüd nagu keeme üle juba võiks lausa öelda. Alustame algusest, no põhimõtteliselt algusest. Sa oled Pärnu mees. Sealt ju kõik algas. Sealt ju kõik see asi alguse sai. Ühel hetkel tuli sul tunne peale, et vaja on minna lavakasse õppima. No jah. No, ja kõik räägivad sellest, et see ülikooli aeg ja see on nagu siuke, show ja möll käib ja... Ütleme nii, tänapäeval see enam nii ei ole, sest et tänapäeval on niisugust karm õppimine, aga siis, kui meie koolis käisime, lepime kokku, et need olid üliõpilaspõlve kuldajad, seepärast, et nalja sai. Me olime Pedas Kristjaniga, no lavakas pidi veel rohkem nalja saama. Ma eeldan. Ja tegelikult oli karm õppimine ikkagi, aga ei, muidugi sai nalja, ikka kogu aeg. Elasid ühikas, erakas? Ühikas. 4 aastat. Lõpus olin sunnitud sealt juba välja kolima, aga Miks? Teatud põhjustel. Sind visati välja? Ei visatud. Mul juhtus selline õnnelik lugu, et seal oli ka 4 seittubasid ja 6 seittubasid, kus elasid 8 inimest. No lihtsalt ruumi ei olnud, aga mind pandi ühe muusikuga kokku, keda ma pole eluaeg näinud ja me olime 2 toas, kus ma olin siis üksinda. Salvatore Rähni, ma tervitan. Me ei ole kunagi kohtunud, aga tema asjad olid seal toas. Islandil, ma mõtlesin, et Jaapanis. Mina sinna läksin, siis ta oli vist Saksamaal, aga igal juhul tema asjad olid kõik toas laiali ja siis ma ei julgenud neid puutuda, aga kui ma paar kuud juba mööda läinud ja ma teda ei olnud näinud, siis ma otsustasin, et tema diplomaatkohver tuleks voodi pealt kõrvale tõsta, siis läksid lukud. Ma mõtlesin, no mis seal kohvris võib olla? Et ta on Saksamaal, võib-olla jääbki sinna, siis ma tegin selle lahti ja see oli Magroflexi täis lastud. Tubli. Ja siis oli üks Salvatore Rähni purk seal, tühi. Ja siis ma otsustasin, et ma hakkan sinna koguma seda unepuru, mis oli siia hommikuti silmadesse on võluväel tekkinud. Et kui ma 4 aastat kestab see kooliaeg, et kui see 4 aastat läbi saab, et siis on huvitav vaadata, kui palju ma olen siis maganud või kui tootlik ma olen olnud unes. Palju sa seda suutsid koguda? Ma tahtsin selle oma kursuse juhendajal lõpus kinkida, et näete. Aga sellega juhtus ja siis 4. aastal on kõik seotud, et miks ma ühiselamust pidin ära minema lõpuks. Et alguse sai siis Salvatore Rähnist. Ja siis 4. aasta poole pealt avastati, et ma elan üksinda seal ja siis pandi üks toakaaslane, kes oli Karjalast kuskilt pärit, ma ei mäleta, mis ta nimi oli enam, ta oli ka väga kummaline, ta magas triiksärgiga. Ülemine nööp oli kinni ja alati tegi teki alla väikse augu ja sealt inimestega sa koos oled olnud. Ja sealt vaatas, mis ma teen. Ja siis, kui ta 1-2 kuuga minuga ära kohanes kuidagi seal, siis ta muutus julgemas, see hakkas toas teed keetma spiraaliga, aga tal ei olnud veel magusainet. Ja siis ta... Ei ole. Siis ta oma räpase Karjalast toodud teelusikaga võttis minu unepuru ja segas selle omale tee sisse. Eks selle minu 3 aasta töö oli. See jääb mällu igaveseks nüüd. Ja magama ta ei jäänud. Ja midagi mürgitust ta ka ei saanud. Aga mina olin kole pettunud ja tegin talle selgeks, et see ei ole suhkur. Ega mingi magusaine. No, nii see ei pooleli, aga sealt ja siis ta mingi hetk ilmus meepurgiga ja tegi enda teed ja pani mett sinna ja alati pani selle meese teelusika. Meil oli sarnane laud, natuke kõrgem sinna laua peale. Ja see lusikas oli alt natuke meega koos ja siis umbes nädalaga või oli see meeruut juba nii suur. Ja siis progresseeruas
tempos mesi niimoodi, noh, sa panid oma koti või mingi asja, sai meega kokku, sa panid voodi peale või ja siis lõpp läks hästi ruttu. Oli juba päevas ruutmeeter niimoodi, et see kleepus. Paari kuu pärast oli see tuba üleni kleepus. Ja siis see piilus sealt teki alla. Ja siis ta kartis kohutalt ämblikke. Ta Harja Varrega üks ämblik läks seal. Ma arvasin, et see on minu sõber ka. Koos minuga oli seal elanud mitu aastat. Ja siis ta peksis selle Harja Varrega seda ämbliku taga ja sealt kukkus juba krohvi. Ja siis see kleepus sinna põranda. Siis ma lõpuks mõtlesin, on mis on, aga ma enam ei suuda seal elada. No aga olgu, ei no said lõpuks koolist minema ja sellest kohutavast ühikast. Ja siis läksid Pärnusse tagasi ja ei olnud kerge. Jah, seal oli suhkrut vabalt saada. Seal oli Sepo see manees juba. Jah. Ei saanud sa nii, et läksid, lõid jalaga ukse lahti, et tere, siin ma olen, võtke mind vastu. Sepo juba... Ei no Sepost on minu arvates nagu kerge läbi sõita. Või üle sõita. No jah, ta oli pedapoiss. Temaga on hea koos sõita, kui sa talle külje alla ujud, siis ta on nii aktiivne, et ta teeb sinu eest enamus asju ära. Kuule, üks asi veel, mis ma panin tähele. Sa oled saanud Elmi Tohvelmanni preemia, siis kui sa lavakas olid. Ei. Ei või? Ma sain hiljem selle. Hiljem hoopis ja või? Ma sain selle, issand, ma tõesti, vabandust, et ei mäleta, kuskil 6 aastat tagasi või? Aga miks ma just arvasin seda, et sa seda lavakas said, sellepärast, et siis Tohvelmanni preemiat antakse ju hea oskusliku lavalise liikumise eest, eks? Jaa, absoluutselt. Sellepärast ma mõtlesingi, et äkki see oli siis kooli ajal, on ju, et noh, kuidas siis nüüd niimoodi. Ja, et kõik on harjunud, vaata praegu seda, kuidas sa endel kellapina liigud, eks ole. No sellest võikski ju panda ju. No jah, plastilisus, saltod, igasugused käte peal käimised, pea peal seismised. Sinul salto? Ei, ma lihtsalt küsin. Spagaat. Spagaat. Lõptva. Ago. Ma mäletan, varba vahele pani lusika, ma pidin sellega sööma. No ei ole võimalik. Aga ma praegugi sillast lasen lõdvalt ära, isegi jala panen kaela taha vabalt. Sina? Hundiratas. Ago? Jah. Sa paned lõdvalt. Sa oled sellise näoga, et sa ei usu praegu. Sa paned lõdvalt jala kaela taha. Nojah, mul liigesest küll välja ei käi, aga siia ta läheb. Jah. Ei pane. Poren küll. Ei pane. Jah, nüüd hakkan näitama ka, eks. Ei, oota, aga veame kihla. Veame kihla. Ago, kui sa paned praegu siin stuudios jala, no rahvas, come on, on ju. Ago, kui sa paned, teeme nii kihla, kui sa paned praegu siin stuudios jala kaela taha, siis saad endale teeduauto. Oot, mis oot? Mootorratta äkki hoopis keske. Rahu. Teeduauto mängus. No teed. Aga kihlvedu. Aga sa vastu ei taha midagi? Tahan. Jah, et kui ei pane. Kui ei pane. See on minu auto. Mis mina siis saan? Sina ei saa midagi. Kui teeme niimoodi, et kui see klassi kokku tuleb 2 tuleb, siis ma sepin sulle seal ühe osa. Ahaa, tänan. Mees sõnast ärgas arvest. Ma olen seda tegelikult mõelnud. Ma olen ammu trüginud kinolinale. Mul käib siin kümneid ja kümneid inimesi, kes räägivad, ma tahan filmis esineda. Ma tahan ka, mis te arvate, et ma ei taha või? Teises osas ma tean, on ühe laiba ümber käib asi. Päris ebaõiglane kihlvedu, ma ütleks. Seda oleks pidanud pärast ütlema. No ikkagi, mõtle, sa lähed Krimmi ja nii edasi, suures plaanis kindlasti. Kristjan saab ainult feimi juurde, aga mina jään võib-olla autost ilma. Võib-olla see laip ärkab ellu. Okei. No mine tea, igal juhul teed löö lahti. Kihlvedu, no juba kindel. Kindel muidugi. Kindel, nii, löö lahti. Kõmm, tehtud. Nüüd on lõpuks see ka tehtud. Palun. Saates kihla veetud. Mis palun? Pane palun jalg kaela taha. Come on.
oi jumal, oota. Püsti ma vist ei pane. Ei, püsti pole. Püsti ma pole kunagi pannud, ta peab soojaks ka tegema. No ei ole võimalik. No ei ole võimalik, Ago. Kusjuures kurb on see, et sa võid olla õigel teel. No hea küll. 1, 2, 3. Ei lähe. proovid veel või? Ei proovi. Ma olen praegu kindel, et lihtsalt Vello Vaher vaatas saadet ja mõtles, mida? Vello Vaher oli meie õppejõud. Tema õpetaski mind panema. Ja siis seal me muudkui laps panime. No ma olen praegu lihtsalt stress ei ole ju, noh. Ja, aga ta, jah. Aga ütle ausalt, Ago, sa ei ole kunagi tegelikult saanud ju jalga kaela taha. No kui sa ausalt tahad, siis muidugi ei ole, jah. Aga teed, juba tõmbas. Ei, Kristjan tõmbas ikka ju pikema kõrre. Minul jäi küll õnneks auto alles ja ma ei tea, mida sa veel oled valmis minu käest ära andma, aga sina said ju endale... Ma sain laibarolli. Laibarolli. Klassi kokkutulek 2 on varsti või kunagi igal juhul Eestimaa kinodes, sest et esimene osa oli jah ju hullumeelselt populaarne ja kõik käisid seda vaatamas ja see oli naljakas. Kuule, Ago, tänan, sa... Juba läbi või? Jaa. Ma alles läksin nagu käima. Sa tõid meile elevust. Ma tõin selle saate nii-öelda Taas pildile. Taas pildile. Tänan sind. Suur aitäh sulle, Ago, ja me soovime sulle raudselt edu kõigis sinu filmitöödes, teletöödes ja loomulikult teatris, nii et kallid sõbrad, Pärnu teatris jõuluhooajal on tulemas lavastus Alice Simedemaal, lasteetendus, mis tõenäoliselt sobib ka väga hästi vanemale. Just, ja kus Ago, sina mängid Luba ma pakun kassi. Oleks sain nii, ma ise mõtlesin ka. Siis järjest. No vot loomad mulle meeldivad. Ei. Sa oled seal... Kübarmeester. Jah. Kübarsepp. Kübarsepp, jah. Super. Nii et Ago Anderson kübarsepana Alice Simedemaal. Aitäh sulle, Ago! Ago. Väga lõbus oli.